Eile toimus Riigikogus põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühine istung, kus arutati üle-eestilise jälgimiskaamerate võrgustiku tänast olukorda. Teie õiguskomisjoni liikmena ka osalesite seal. Millised oleks kõige tähelepanuväärsemad asjaolud, mida sellest komisjoni istungist välja võiksite tuua? No kõige tähelepanuväärsem on kahtlemata see asjaolu, et nii õiguskantsleri kantselei kui ka Andmekaitse Inspektsiooni hinnangu kohaselt on see kaamerate võrgustik olnud ilma kohase õigusliku aluseta. Õigusriigi põhimõttest lähtuvalt tohib riigivõimu teostada üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Ja kuna Eestis kehtivates seadustes ei ole alust niisuguse kaameravõrgu ülesehitamiseks ja selle opereerimiseks, selle kaudu informatsiooni massiliseks kogumiseks ja töötlemiseks, siis see ongi olnud õigusvastane. Ja see on tegelikult ikkagi vägagi skandaalne olukord, kus tuleb välja, et aastaid on avalikkuse eest varjatuna sellist kaamerate võrgustikku üles ehitatud, millega siis tehakse rohkem kui 20 miljonit pilti kuus Eesti teedel sõitvatest autodest, ilma et need oleks kuidagi õigust rikkunud, lihtsalt lausaliselt kõik pildistatakse üles ja seda on opereeritud. Ja nüüd, kui see lõpuks välja tuleb, siis mitte keegi ei taha arutleda selle üle, kes ja kuidas sellise pikka aega ja massiivse ulatusega õigusrikkumise eest vastutab, vaid öeldakse siis lihtsalt, et hea küll, et mis seal ikka, kirjutame siis selle regulatsiooni seadusesse, mis peaks juba seadustes olema olnud. Et see on minu arvates see kõige märkimisväärsem asjaolu, mis sellest komisjonide ühisistungist nähtus. Kas võib ka öelda, et komisjoni istungitel osalenud vastavate ametkondade esindajad üritavad kuidagi vastutusest kõrvale hiilida? No eilsel komisjoni istungil ei PPA ega Siseministeerium üleüldse tunnistanud, et nad midagi õigusvastast teinud. Ja selles mõttes oli minu jaoks natukene üllatav, et täna hommikul üleüldse tuli see uudis, et siseminister Igor Taro on otsustanud siis selle kaamerate võrgustiku kasutamise peatada. Kui mina eilsel komisjoni istungil ütlesin selgesõnaliselt, et kui see on olnud õigusvastane, kui see on praegusel hetkel ka õigusvastane ehk ilma õigusliku aluseta, siis ju absoluutne miinimum on see, et selle kaamerate võrgustiku kasutamine tuleks peatada, siis teatasid nii Siseministeerium kui ka PPA, et nemad selle hinnanguga küll ei nõustu, nemad sellist lahendust küll mõistlikuks ei pea ja ka kõik koalitsiooni erakondi esindavad saadikud, samuti sotside esindaja õiguskomisjonis, olid nendega samal meelel. Et eks me siis vaatame siin tasapisi, kuidas see õiguslik alus tekitada, aga peatama nüüd küll ei hakka selle kaamerate võrgustiku kasutamise, sest see on ikkagi politsei töös niivõrd oluline tööriist. Nii et jah, see tuli positiivse üllatusena, et on langetatud otsus see peatamine ellu viia, mitte kasutada seda kaamerate võrgustikku, siis seni, kuni see õiguslik alus on loodud, aga veel kord, see ei ole piisav. Alustama peaks sellest, kes vastutab reaalse massiivse õigusrikkumise eest ja siis liikume edasi aruteluga selle juurde või selle kohta, et kas me üleüldse tahame ehitada üles sellist riiki, kus siis järjest rohkem ja rohkem ja rohkem meie üle õiguskaitseorganid teostavad jälgimist. Kuidas võiks prognoosida, kuidas valitsus kavatseb selle temaatikaga nüüd edasi liikuda? No see on küsimus, mille ma esitasin tänases infotunnis ka peaminister Kristen Michalile. Et kas te kavatsete tegeleda küsimusega sellest, kes ja kuidas vastutab ning kas te kavatsete seista ka selle eest, et mitte lihtsalt ei vormistada nüüd asja ära, vaid tegelikult ikkagi algatatakse sisuline arutelu selle üle, et millises ühiskonnas me üleüldse tahame elada, kas me üleüldse tahame, et selline kaamerate võrgustik õiguskaitseorganite kasutuses oleks. Ja mina küll tema vastustest nähtuvalt sain väga selge signaali, et kummagi küsimusega tegeleda ei kavatseta. Tema ikka ütles, et tema on rohkem tulevikku vaatav ja ei ole mõtet vaadata siin, mis minevikus on ikkagi toimunud. Et vaatame tulevikku ja tekitame selle õigusliku aluse ja eks see, et infotehnoloogilised võimalused on järjest avaramad ja et neid kasutatakse järjest rohkem, see on nagu paratamatus, millega me peame leppima. Aga minu hinnangul see ei ole paratamatus. Et tegelikult on ikkagi riigivõimu käsutuses langetada otsused, kui palju, kus, kes, millistel tingimustel võib jälgimissüsteeme kasutada. Ja kui me otsustame, et me ei taha elada sellises ühiskonnas, kus meie niimoodi massiliselt informatsiooni kogutakse, siis me saame seda otsustada. Just samuti me saame otsustada, et need bensiinijaamad ei saa kõiki autosid üles pildistada valimatult. Just samuti me saame otsustada, et kaubanduskeskused ei saa seda teha. Aga loomulikult jah, kui lastakse lihtsalt protsessidel minna ja soositakse seda, siis me liigumegi sellisesse ühiskonda, kus varsti on mitte ainult numbrituvastuskaamerate võrgustik üle-eestiline, vaid ka näotuvastuskaamerate võrgustik. Ehk põhimõtteliselt kõikide inimeste liikumine on reaalajas jälgitav, sellepärast et kogu linn ja ilmselt laiemalt ka riik on siis kaameratega üle külvatud, mis siis kogu aeg fikseerivad, et millise näoga inimesed kusagil mingil ajahetkel viibisid. Ja see on põhimõtteliselt selline suure kontsentratsioonilaagri mudel, mida mina
Ja ma arvan, kõik teised inimesed, kes peavad ühiskondlikku vabadust oluliseks, ei saa mingil juhul toetada.